Нет, я не говорю, что факт сценарий. Я говорю про то, что сценаристами было, во-первых, jah, võin ütelda, et ootame veerand tundi ootame selle peale, kui Kaitseministeerium meie poole pöördus, siis üleeile läksid mullakoormad sinna teele ja ma võin öelda seda, et me tahame taastada selle jalgtee, mis seda platsi läbib ühele poole, sellest jääb siis Muruväljak ja Põõsad, teisele poole jääb tõesti lilleala, kusagil jutt on 70 000 lillest, tõepoolest miljonist kroonist selle peale, aga see on kõik mitte poliitikute kava, see on linnaaednikud selle kavandanud ja küllab nii, nagu tema selle kavandab. Ma tahaksin sissejuhatuseks öelda seda, et kedagi ei ole siia spetsiaalselt kutsutud. Kõik, kes tulid ise ja tulid need, kes tundsid, et nad peavad tulema. Ja mul on hea meel, et sellele veendumusele, et on vaja tulla rääkida ja teisi kuulata, sellele veendumusele jõudsid nii paljud eestlased kui ka paljud venelased. Üle 500 organisatsioonide esindaja ja arvamusliidri on siin saalis, tõenäoliselt veel rohkem, aga üle 500 oli registreerinud juba eile õhtuks. Ja ma tahan meil on siin lisatud ka nii hindamatu väärtused, endas küll ei väärta. Me oleme tulnud siia Kodurahu foorumile mõistmisega, et need nädalatagused sündmused nõuavad meie kindlat hukkamõistu. Me peame üheskoos mõistma, et monoloogide aeg on läbi, sest kindlasti üks põhjus nende traagiliste sündmuste oli see, et me ei osanud piisavalt kuulata ja kuulda ja mõista. Aga kindlasti me peame üheskoos väga kindlalt hukka mõistma igasugused provokatsioonid, vägivallale õhutamised, sest me ei saa lasta seda, et Tallinnas või mõnes teises Eestimaa linnas ükskõik mis kaalutlustel toimuksid veel järjekordsed vägivallaaktid. Понятно всем, что нас превратили, вернее, пытаются превратить, уже практически превратили, пешками в определенных играх. Как внутри Эстонии, так и в геополитическом плане. Кроме как на нас самих, надежды ни на кого нет. И это надо понять. Iga keskmine eestlane vaatab auto tänaval ja mõtleb, miks nad seda teevad. Kelle huvides see on ja mõtleb, ahaa, see on nüüd tema seal. See probleem, mis on valitsuse probleem, muutub meie omavaheliseks konfliktiks. Meie, kes me võiksime koos lahendada probleemi, meist tehakse selle abil vaenlased. Niisugune viis ei ole esitada kodanike ühiskonda, see ei ole viis jätkata edasi koos ja lahendada probleeme. Ärme palun viime konflikte, mille ei ole tekitanud meie tasemele, kus me võiksime käituda vastupidi, leida koos võimalus esitada küsimused neile, kes tegelikult on selle probleemi ainult. Tänan väga.